Tere tulemast tagasi Accelerista kanalile. Täna on meil vaatluse all uhiuus Lexuse NX 450H Plus F-Sport mudel. Auto on üldjuhul väga mugav. Üks mure on, mis tekib alguses arvatavasti, kui sa selle auto endale soetad, siis see saab üsna pea selgeks, aga alustuseks on ikkagi väga segane, kuidas ikkagi need drive mode'id käivad. Et sul on EV mode, mis on siis elektrisõiduk, HV bensiinimootoriga sõiduk, charge mode, mis on bensiinimootor, mis samal ajal täidab elektrimootorit, Eco, Sport Plus, Sport S, Normal, Custom, käigukangil on veel S-mode, mis paneb siis manuaalset käiguvahetust labadega. Ühesõnaga, kokku on sul ligi 10 erinevat drive mode'i, et see on natukene kirju. Aga kui sa õpid selgeks selle, kus, millal ja kuidas neid kasutada, siis see kindlasti on väga tark. Näiteks foori tagant ja niimoodi lähed ikkagi elektriga, parem minek, kui tahad. Kui näed, et elekter hakkab otsa saama, siis paned hakkad charge'ima. Et neid tuleb kogu aeg vaadata. Muidugi võib sõita ka lihtsalt selle peale, et ta ise reguleerib, aga siis jällegi on see, et ei saa emma-kumma hüvesid tihti peale nautida. Aga muidu elektriga sõidab väga rahulikult. Charge'i peal, kus ta kasutab sisepõlemismootorit, on ta äkiline. Nii et tal on kõike selles suhtes, kuigi ta ikkagi võiks olla ikkagi natukene lihtsamini arusaadav ja konkreetsem selle koha pealt, et kuidas midagi valida. Et liiga palju valikut tihti peale pole ka hea, 10 erinevat drive mode'i. O professor tem mais de 30 conselhos, mas ele tem mais de 30, ou mais de 30, ou mais de 30. Não confie em ninguém com mais de 30 ternos, não acredite em ninguém com mais de 30 vestidos. Um diretor que é mais de 30 minutos. Mis puudutab siis infomeedia konsooli, see on tõepoolest väga hea, saab kindlasti plusspunktid. Nad on teinud selle juhi poole nurgaga, mis tähendab, et see on ikkagi juhile fokusseeritud, see on palju paremini kättesaadavam ja saab kiiremini asjad aetud ja saab tagasi pilgu tee peale. Et ekraan ise on ka väga suur, suurem kui mõne hotellitoa telekas isegi, on võimalik ka ligipääs internetil, ehk sa saad otse interneti minna siit sellest infomeediasüsteemist. Infomeediasüsteemi taju on väga hea ja kiire, mis on olnud probleemiks paljudel autodel, mida oleme testinud, on see, et kui sa näpuga ajad seal ringi, kasutad kaarti või meediasüsteeme või midagi sellist, siis et see on aeglase tajuga. See taju on väga hea, see kohe kui näpu peale paned, ta teab, mida sa teed, et tal ei ole sellist mingit poolesekundist pufferit, kus ta ei tea, mida teha. Auto on selline viisakas, luksuslik versioon siis Toyota RAV4 Prime'ist. See auto peab kindlasti meeldima, et seda osta ja ma ei näe mingit põhjust, miks mitte vaadata selle auto poole.